Jumala, halastaja ja armulise nime. Vaenlased teavad, et sõja jätkudes ootab nende juba hävitatud aluseid veelgi suurem taastamatu häving. Islami revolutsioon on muutunud tugevaks, juurdunud ja murdumatuks puuks. Me leiname, kuid me ei ole väsinud. Meie valud on jõud, mis sunnib meid teid purustama. Meie rahva ja meie riigi relvajõudude pideva üleoleku edenemisel ei luba me teil oma mürki levitada. Oleme õppinud teid võitma vastupanuga. Võimutasakaalu muutus, mis oli juba ammu toimunud, annab nüüd endast märku surmasireenide näol. See sõda jätkub seni, kuni selle maa ründamise võimalus pole kurjategijate päevakorrast ja strateegiast eemaldatud. Laste mõrvarlikud kiskjad, seadusetud ja piirideta on kuriteod ja rõhumise muutud harjumuseks. Teavad aru saama, aga need teadmatud pole kunagi aru saanud, sest iga lahinguga saavad nad alandavat lüüa. Meie ründe ja kaitsetegevuse laitmatu ja enneolematu teostus paljastas Iraani ulatuse vaenlase haavatavas taevas. Ja võit tuleb ainult Allahilt, kõikvõimsalt, targalt. Täna hommikul teatas Iraan, et nende Natanzi tuumarajatist tabas õhurünnak. See on riigi peamine uraani rikastamise koht. Iraani võimud kinnitavad, et kiirgusleket ei ole. Iraani meedia sõnul korraldas USA punkrivastaste pommidega rünnakuid. Iisraeli armee eitab teadmist neist. Samuti tulistas Iraan öö jooksul 2 ballistilist raketti strateegilise sõjaväebaasi pihta, mida kasutavad IPA-Riva ja Ühendkuningriik. Diego Garcia saarel India ookeanis ohustab režiim esmakordselt USA huve väljaspool Lähis-Ida piirkonda. President Trump jagas uut infot operatsiooni Eepiline raev kohta. Lucas Tomlinson on Dubaist otse-eetris viimaste uudistega. Tere hommikust, Lucas! Tere hommikust, Charlie, Rachel ja Griff. Natanz on üks 3 kohast, mida Midnight Hammer ründas eelmisel suvel, olles 240 kilomeetri lõuna pool Teheranist. Nagu mainisid, see on Iraani peamine tuumarikastamise koht. Paljud tsentrifuugid pöörlevad uraan 235 selle energiatasemelt relva kvaliteedini. Paljud arvasid, et Donald Trump saadab väed tuumamaterjali hankima. Teised tahtsid kõik õhku lasta ning tundub, et just see juhtuski eelmisel ööl. Nüüd andis president Donald Trump oma viimase ülevaate lahingust Talle Valge maja poole, South Lawni murul. Ta postitas Truth Socialis, et sõda võib lähinädalatel kiiresti lõppeda. Teen kokkuvõtte tema öeldust. Oleme oma eesmärkidele väga lähedal, arvestades Lähis-Ida suurte sõjaliste jõupingutuste lõppu. President tegi ettepaneku neutraliseerida Iraani raketiarsenali ja tööstusbaasi ning kõrvaldada nende mere, õhuvägi ja kaitsevõime. Plaani eesmärk on takistada Iraani tuumavõimekust, mis selgitab rünnakut Natanzile. Lisaks liitlaste nagu Emiraatide kaitsmisele näitab see, et Iraanil on veel vastupanuvõimet. Eelmisel ööl tulistas Iraan lisaks droonidele Saudi Araabia, Kuveidi ja Emiraatide pihta ka 2 keskmaa raketti Diego Garcia suunas. Üks neist lagunes merre ja teine hävitati USA mereväe raketihävitaja SM-3 püüdurraketiga. Rachel, ideaalne on need raketid alla tulistada nende lennu keskel, väljaspool atmosfääri, kosmoses. Iraan eitas kaugmaa rakette, kuid 3 nädalat kestnud sõda tõestas vastupidist. Sel nädalal tabasid Iraani droonid Saudi rafineerimistehas Punases meres, ületades Araabia poolsaare. Vaata kaardilt. Shahshua ja Iisrael jätkasid öösel rünnakuid, tapeti veel Iraani juhte. USA ründas Iraanis üle 8000 sihtmärgi, paljud neist on alles ning Lähis-Idasse saadetakse rohkem merejalaväelasi. Amfiibrüüm Boxer lahkus sel nädalal San Diegost. 11. merejalaväe ekspeditsioonüksus saabub kuu pärast. Öö möödus rahulikult, Dubais sadas tõelist vihma. Ja ballistilistest rakettidest ja droonidest rääkides, see oli rahulik, suhteliselt rahulik, ainult mõned üksikud droonid ja ballistilised raketid. Sõrrad. Aitäh, Lukas. Kiire küsimus. Sa viitasid Trumpi säutsule selle kiire lõpetamise kohta.
kuna nad on palju edasi liikunud, liiguvad nad kiiresti oma eesmärkide poole. Ilmselgelt on see turgudele hea uudis, aga ma arvan, et ka paljudele ameeriklastele, kellele meeldib, kui president Trump tegutseb kiiresti. Ta kõrvaldas ISISe kiiresti ja viis esimesel ametiajal läbi palju kritiseeritud operatsiooni Midnight Hammer. Isegi kriitikud tunnistasid lõpuks, et see oli hea käik. Tundub, et ta tahab kõik kiiresti lahendada, mis on ameeriklastele loogiline, kuid Iisraeli liitlastel võivad olla teised eesmärgid. Kuidas president kavatseb oma eesmärke partneri omadega ühitada? Kuna me nägime sel nädalal, et Iisrael pommitas naftavälju, mis ilmselt ärritas president Trumpi. Jah, Iisraeli rünnak toimus Pärsia lahes. Otse minu taga, nende hoonete taga, Rachel, oli maailma suurim gaasiväli. Nägime energiahindade tõusu. 80–90% Pärsia lahe gaasist ja naftast liigub Aasiasse. President Trump tahab, et liitlased panustaksid rohkem. Jaapanis on põhiseaduslikud piirangud. Tegemist on Jaapani enesekaitsejõududega. Nad ei tee pikki missioone. Kuid president ütleb, et Sinevira esitab. Nad tõusid aastal 2016 LNG ekspordis maailma liidriks nullist. Kui gaas ja nafta ei jõua, miks liitlased ei aita turgu avada? Lukas, väga kiiresti tahtsin kommenteerida levinud narratiivi, et kõik arvavad, et hakkame Hargi saart võtma. Kui tagasi minna, pole see selge. President pole öelnud, et see on tema kavatsus, kuigi kõike kaalutakse. Kui saabub rohkem merejalaväelasi, räägi nendest üksustest. Sa tead ju, olles teeninud mereväe laevadel, et neil laevadel on 4 komponenti ja üks neist on lahinguüksus, aga merejalaväelased. Neil on õhuväeüksus Ospride ja F-35B-dega samuti juhtimisstruktuur ja logistikapataljonid. Nii et need merejalaväelased saaksid tegutseda merelt kaitstes Hormusi väina, ilma et oleks vaja vägesid otseselt maismaale paigutada. Just, Griff Sailort. Sõjas on logistika väga tähtis. Merejalaväelased ütlevad, et see on iseseisev üksus. Õhuüksuses on F-35 varghävitajad Ospreid ja Super Stallion CH-53 helikopterid, mis viivad merejalaväelased rannikule. Siil on ka ründeüksus, merejalaväe H-1 Viper helikopterid. On olemas dessantpataljonid, jalaväeüksused ja reamehed ning see üksus lahkus just San Diegost. Bokseeritel kulub kuu kohale jõudmiseks ja Tripolis on merejalaväelased. Võib-olla on see tähelepanu kõrvale juhtimine. Mäletad Pegasus paketti, mille käivitasid Maduro ja tema naise voodist röövimiseks ex-Shilost, Arancheta. Lukas Tomlinson, Suur tänu. Aitäh! Lukas, see on sulle, Charlie.